Hei! Tšau! Oleme Kreekas, aga nüüd tagantjärgi teeme ühe video, kus me räägime kõige huvitavamast asjadest ja parimatest asjadest, mida me nägime Budapestis, Ungaris. Ja number 1 on Budapesti arhitektuur. See on lihtsalt fantastiline ja väga ilus. See on muidugi kesklinnas, kus me käisime, aga see kesklinn on väga suur, nii et neid maju on sadu, mis on fantastilise imepärase arhitektuuriga. Me olime Pesti poole peal rohkem muidugi, et väga vähe olime seal Buda poole peal, aga seal, mis me Pestis nägime, see oli tõesti väga ilus, väga ilus. Ja väga palju kujusid nagu majade küljes ka, mitte lihtsalt ilus arhitektuur, aga seal oli omaette nagu elasid inimesed, aga elasid ka nii-öelda need kujud, nagu tulid seintisest välja. Väga võimas. Nii et juba ainult selle pärast tasub Budapesti minna. Kohal number 2 on termaalveed. Mina sinna ei jõudnudki, kuna ma vahepeal seal jäin haigeks ja ma ei ole ka nii suur veefänn nagu Olivia, kes meil selline suur hüljes. Aga üldse termaalveed, tegelikult need on auto vahel on väheks müra. Need on sellised kuumaveeallikad, mille temperatuur on üle 37 kraadi, vähemalt Wikipedia nii väidab. Ja Budapest on nende poolest hästi kuulus, seal on väga palju siis niimetatud spaad või sellised basseinid, kus on siis see termaalvesi. No ja sina käisid siis, sina käisid kõige kuulsamas Šečenis, kui me hääldame õigesti. No kuidas sulle meeldis? No mulle väga meeldis, et ma käisid 2 korda? Ma käisin 2 korda jah, sest et kui ma esimest korda käisin, siis oligi Darili oli just haigeks jäänud ja ütles, et okei, käi ruttu ära, sest äkki sina jääd ka haigeks, siis ei saagi keegi on ju. Siis oli väga hea ja ta ütles ka, et jää sinna kauemaks, et ei ole mõtet nagu mingiks paariks tunniks minna. Nii et ma reaalselt olin seal vee sees, selle termaalvee sees kuskil 4 tundi. Ja see tõesti tegi nagu imet minu nahaga. Nüüd on see kõik muidugi jälle krobeline ja nii, aga kui ma sealt tulin, siis tõesti nagu Darili ütles, et ma oleks nagu photoshopitud, mul nahk oli kuidagi hele, mul on üsna nagu täpiline nahk, et see kõik kuidagi tundus nagu isegi ühtlasem ja samas ta oli katsudes ka nagu sile, on ju. Et ma ei tea, kui sa regulaarselt käia, ma ei tea, kas kõik inimesed Budapestis on super hea nahaga, ma ei tea, aga see tõesti oli, lisaks oli väga mõnus, seal ma käisin sellise 21 kraadise ilmaga, et siis oli väga mõnus ka ennast seal soojendada, et seal oli näiteks mõni bassein oli seal 37 kraadi, et sa nagu tõesti nagu soojenesid ja seal hästi hea, minule muidugi super meeldis. Aga me peame sinna uuesti minema, et sina saaksid ka minna. Ja neid on muidugi seal hästi palju erinevaid, aga kõige kuulem ongi see Šečeni ja Kellert, need on 2 kõige kuulsamad. Ja nende puhul on veel lahe see, et kui nad on ammu ehitatud ikka, ma ei tea, siis 100 aastat tagasi või midagi sellist, siis nad on juba oma jällegi see sama arhitektuur. Et sa lähed nagu mingisse palleesse ujuma põhimõtteliselt, see ei ole nagu selline nagu tänapäeva arhitektuuriga lihtsalt bassein, vaid ümber on mingid kujud ja kõik need ilusad majad, et see kõik on nagu hästi kihvt. Ja seal on siis need basseinid on väljas. Ja osad on sees, osad on väljas, jah, et on nii ja naa. Aga see kõik on jah nagu palee selles mõttes, et sa oledki seal. Ja pilet maksis 17 €, aga see pilet sõltub vist sellest, et nädalapäevast, kella ajast ja kas sa võtad seal mingi endale riietuskabiini eraldi ja kõik muud asjad, jah, aga 17 € siis saab. Sa võid olla, et lähed hommikul ja oled selle õhtuni selles, et ma seda küll soovitan, see on tõesti elamus, eriti nendele inimestele, kelle vesi nagu nii meeldib, nagu mulle. Seal saab ujuda, aga seal on ka pikad basseinid, need saab teha nii-öelda nagu ka ikkagi sporti, aga põhiliselt inimesed seal lihtsalt hulpisid ja nautisid seda. 3. koht, vähemalt minu jaoks, oli Pinballi muuseum Flipper. See ei ole isegi päris muuseum, see on selles mõttes muuseum, et seal on tõesti need vanad pinballi masinad, need siis millega saab niimoodi neid kange vajutada, et seal pall ei veeriks sisse. Jah, aga ta on rohkem nagu mängusaal, kus on siis, no ma ei tea, äkki 100 mänguautomaati ja sa saad nendega kõikide mängida. Et pilet on 10 €, laps tasuta ja me veetsime seal kuskil paar tundi. Meile kõigile, eriti muidugi mulle, meeldis seal ja oli tore meenutada neid vanu aegu, kui sai pinballi masinatega mängida.
mis on seal veel lahe, ühesõnaga kõik masinad on tasuta, et saad selle 10 euro eest, sa saad kogu aeg mängida neid kõiki. Ja mis oli veel lahe, et seal oli ka mõned väga vanaaegsed masinad, et on sellised, mis on nagu 10 aastat vana, 20, 30, 40 aastat vana, aga seal olid ka sellised masinad, mis olid nagu mingi, ma ei tea, enne teist maailmasõda või midagi. Ja need metallist kujudega. Täitsa vanad, et neid oli väga huvitav ja neid on kõiki ka saab ka kasutada ja mängida, et väga lahe koht, Flipper. Ma panin 4. kohaks, ma ei tea, kas sa nõustud Margareti saare? Ja. See on siis, Budapest on Donau jõel ja seal ühes kohas jõgi läheb 8, vahel peal on saar ja saar ise on selles mõttes, et külastamine on tasuta ja seal on väga mitu asja, mida võib teha, et mina soovitaks just minna sinna Pesti poolele, sest seal tavaneb väga ilus vaade Donau jõele, seal on sellised nagu saab jõe äärde minna istuma, jah, täitsa jõe äärde ja seal on ka rohkem, me hiljem avastasime söögikoht ja kõik need on kõik seal nagu Pesti poole peal rohkem. Aga seal on Jaapani aed, seal on ilus veetorn, mille otsa saab ronida ja pilet oli veidi üle euro, vaadata vaadet tervele linnale, miniloomaed, mis seal veel oli? No seal on need kloostri varemed, mis olid siis, kelle järgi see Margareti saar on seal. Nunnaks lubas isa oma tütre, et kui sõda lõpeb, ühesõnaga, et seal jah, tema elas seal siis Roosi aed, mis seal veel oli, ühesõnaga seal on nagu huvitav, muusika purskkaevud, väga lahe, et me sattusime, nad kogu aeg ei tööta, võib-olla nad iga tund või iga paari tunni tagant, me ei tea, aga me sattusime just sellel õigel ajal, et siis mängitakse mingid sellised maailmakuulsaid hitte, ma ei tea, mingi Queen'i laulu või midagi sellist ja siis purskkaev ja tantsid. Et see tegelikult Budapest ongi nagu, seda vist kohalik nimetas ka veelinnaks, et vesi on nagu hästi see Donau ja siis need raviveed ja kõik see, et ta on nagu veelinn siis. Et see purskkaev sobis sinna hästi. Jah. Ja siis oli veel seal see hästi ilusad ja üldse Budapestis palju lahedaid laste mänguväljakuid ka, et seal saarel oli ka. Jaa, kusjuures väga suur mänguväljak. Miika sai mängida seal väga nõrkemiseni, et seal oli. Nii et seal on mida teha nii raha eest kui ka tasuta, et seal võib veeta nagu päris kohe mitu tundi, et see on väga lahe. Sinna on jah, võib nagu piknikule ka minna, et me ei taibanud ise midagi kaasa võtta, et seal on väga ilusad sellised nagu looduslikult sükesi vabasid alasid ka, kus istuda ja süüa väljas, et muidugi kohvikud veits kallimad, aga me sattusime vist valele poolele kohvikuks ka, et teisel pool oli. Siis paadisõit Donaul, seda võime soovitada. See oli väga lahe, me läksime õhtul. Me läksime õhtul ja me soovitakski võib-olla õhtul, sest linn on hästi ilus, tuledes. Kõige parem oleks minna nii, kui päike loojub, et näed veel seda, me läksime juba täitsa pimedaks läks. Kui sa suudad nii täpselt selle kellaaja seal, jah, me läksime 7 paiku, siis juba oli pime. 6:30, nojah, see on nüüd see aeg. Aga pilet oli 19 eurot, täiskasvanutele lastele on tasuta. Noh, ma ei tea, ma räägin nüüd 5-aastasest lapsest, et võib-olla, mis vanuse piir on. Ja selle hinna sees on siis ka üks jook, kusjuures võib olla alkohol, nad pakuvad seal ja audiogiid, mis on muidu ka eestikeelne, jah, et sellest oli seda oli täitsa huvitav kuulata. Ja see paadid seal, kui on ilus ilm, saab minna ka katusele nii-öelda, et seal istuda, aga meie sattusime siis, kui oli kusjuures vihmane päev. Need aga ilusad klaasist need
piirded või aknad on ees, et seal ilusti on tervet linna näha, nii et väga-väga ilus ja kõik need sillad ja kõik see jõeäärne arhitektuur. Väga avaldas muljet see nende parlamendihoone, tõesti ilus ja öistes tuledes nagu nii ilus lihtsalt. Ta oli ka üks neid hooneid, nad väga ei ole, neil on väga ilusaid hooneid, aga kõiki hooned ei olnud välja valgustatud, aga see parlamendihoone oli väga korralikult välja valgustatud. Ja kui audiogiidi kuulata, siis nagu iga rahvuse puhul tundus, et kõik asjad on leiutanud ungarlased alates Kubik ja pastapliiats ja ma ei tea, telefon ja halloo ka sõna halloo ja ma ei tea, mida kõike, et kõik on leiutatud ungarlaste poolt. Nii, me käisime sellises kohas nagu City Park, minu meelest see on ka väga lahe, ehk Budapesti linnapark. Seal asubki see Šečeni termaalveed asuvad kohe selle pargi ääres ja seal kõrval on looma, et üks päev me käisimegi nii, et Olivia käis seal ujumas ja me käisime Miikaga loomajas. Loomaja pilet oli 2 peale meile, üks täiskasvanud, üks laps 14 eurot ja loomajad on päris korralik, seal on päris huvitavad asju, mida vaadata. Isegi kohati on võib-olla huvitav, mis jällegi arhitektuur, seal on paar sellist hästi ilusat vana maja, mis on väga-väga ilusad. Ja kohe seal siis see spa ja park on nagu selle pargi ääres, aga see park ise on hiiglaslik, seal võib lihtsalt jalutada, aga seal asuvad ka väga ilusad hooned, näiteks nagu muusikamaja ja väga-väga omapärane ja ilus on etnograafia muuseum. Ta on sellise nagu rularambi kujuline, aga see ramp on, kui mitu meetrit, ma arvan nagu 100 meetrit, et see on nagu hiiglaslik, et sa ronid nagu selle, ütleme nii-öelda ühe rambi otsa, mille peal on kõik muru ja puud ja põõsad, aga tegelikult selle all asub see hoone ja sealt sa siis näed, et see meenutab seda Inceptioni filmi, kes on näinud või midagi, kui tänavad läksid kaardu, et siin samamoodi, et tegelikult see on täitsa ulmeline jah, et sa oled selles ühes nagu tipus ja siis sa näed, kuidas see läheb alla ja siis sa tõuseb jälle üles teisele poole. Väga-väga ilus, väga omapärane, et ja ta on hästi sulandus sinna sellesse, sa vaatasid järgi, et see on etnograafia muuseum ja teine jah, see muusikamaja oli ka ilus, aga sinna meil sisse, seal oli küll üks väljapanek või mingi näitus, me ei jõudnud sinna, aga jah, väga ilusad majad. Aga seal võib jällegi pargis ka niisama aega veeta, et seal on igasugused, võib piknikut teha või midagi sellist. Vaaterattal käisime, 10 eurot täiskasvanule, 5 eurot lapsele, see asub kohe seal kesklinnas, kus peatuvad kõik bussid ja trammi lõpp-peatus. Noh, linna peal oli tore vaadata, selle raha eest sai 3 või 4 ringi ta tegi, et sellised kinnised kabiinid, väga okei. Siis on 2 Ludavika nimelist asja, esiteks Ludavika nimeline second hand pood, mis on üks kuulus pood, kust Olivia sai endale ühe ilusa bluusi, seal sellised ongi vanaaegsed riided võib leida. Meeldis sulle see pood? Noh, selline ilus vintage pood või ka sellised riideid nagu väga kummalisi riideid, aga ja mitte väga kallid hinnad või noh, sellised normaalsed. Ja Ludavika nimeline on ka üks ülikooli linnak, mis on tegelikult jällegi hiiglaslik park, kus on nii sporditegemisvõimalusi, lasteväljak, mänguväljakud, piknikuvõimalused, kohvik, ma ei tea, mida kõike. Nii et selline hästi, seal olid ka mingi hobusekasvandus, jah, igast asjad, et Ludavika nimeline ülikooli linnak. Kellerti mägi, see asub siis Buda poole pealt, seal kohe kõrval ja soovitakski minna sealt mäkke, on Kellerti spa või Kellerti siis termaalveed. Sealt pole mägi nii äkiline ja teiselt poolt alla tulla, siis selle tipus, küll kahjuks seekord oli kinni, on Vabaduse kuju, sammas ja selline naine suure palmioksaga ja valvab rahu. Mis teise maailmasõja ajal juhtus, et kõik sillad pommitati, ma saan aru, et Budapest sai päris kõvasti kannatada ja kõik sillad pommitati maatasa ja peale siis seda ehitatigi tehti see kuju sinna. Mägi ise on nagu lahe, et seal on ka jällegi, võib pikniku pidada, võib niisama jalutada ja siis ilusad vaated ja seal teise poole pealt, kui alla tulete, seal on see selline nagu kosk või ka, ja seal asub üks teine spa jällegi, nii et jällegi kihvt.
nii, ja mis veel, sellesama, kui sinna Kellerti mäkke sinna minna, siis seal Pesti poole peal on üks kuulus turg, väga suur, väga ilus hoone, väljast jällegi väga-väga ilus. Turuhooneks ongi, ta ongi. Jah, nimetaksegi nagu Great Market, ja seal käivad kohalikud ka, ostavad lihtsalt mingit puuvilju, juurvilju, aga teisel korrusel hästi palju käivad ka välismaalased, turistid, et seal on siis väga palju söögikohti, kus pakutakse neid kohalikke sööke. Meie sõime seal gulaši, väga hea, väga maitsev oli, täitsa normaalse hinnaga, et täitsa julgeme ka soovitada. Söögid olid üldse kõik väga head, väga sarnased meile või tuttavad selles mõttes Eesti toitudega, et hapukapsas oli ja mingid isegi hapukorre sarnane asi ja ka sükest, ütleme, mitte päris musta leiba, aga sepikut ja sellist. Või üldse nad häid küpsetisi teevad seal. Ja söögid on maitsvad Budapestis. Söögid olid väga head. Ja viimased asjad, mis nüüd küll väga muljet ei avaldanud, aga mis me ka ära tegime, mis me jõudsime selle 2 nädalas, on olemas selline Vatsi tänav, mis on siis kohalik La Rambla moodi või meil nagu Eestis võib-olla nagu Viru tänava moodi. See väga muljet ei avaldanud, seal lihtsalt nagu suveniiripoed ja mõned kohvikud. Ja teine on siis kuulus Fashion Street, mis asub seal samas vaateratta juures, et kui me läksime paadile, siis me lihtsalt kõndisime sealt ruttu mööda, aga seal on siis kõik need kuulsad brändipoed, mis on need kumbki ei olnud. See kumbki ei avaldanud väga muljet, aga lihtsalt sellised asjad on olemas. Ja kuhu me ei jõudnud, aga mille kohta ma lugesin, mis tundub väga huvitav muidugi, et Budapestis on väga suur hiinlaste kogukond, et seal elab, kui ma nüüd õigesti aru saan, 30 000 hiinlast ja on olemas siis täitsa korralik Chinatown Hiinas või sellest Budapestis ja seal on väga korralikke autentseid söögikohti pidi olema, et sinna me kahjuks ei jõudnud, aga mujal linnas ka neid Aasia kauplusi just hiinlaste poodi on hästi palju jah, et nii neid, mis müüvad sellist Hiina või ütleme Aasia kaupa, kui ka selliseid täitsa tavalisi poode, väikseid poode, need on kõik hiinlaste käes. Vot, nii et me Budapest ei saa päris öelda. Ühte New Yorgi majja ka jõudnud, see tundus ka väga lahe, seal oli see all oli kohvik jah, aga seal oli vist ka hotell ja mingid asjad veel, et oligi ehitatud niimoodi sellises nagu tõesti suurlinniku stiilis. Me sõitsime ükskord autoga mööda või taksoga mööda ja see oli tõesti väga lahe. Ma ei tea, kas see on nüüd see, mille kohta mina lugesin ka, äkki see sama on ju, vaata, et seal pidi olema, et nii nagu Viinis on need kohvikud ja kohvikukultuur on ju, siis Budapestis pidi olema üks väga posh, väga uhke kohvik. See nägi väga lahe välja, aga ma ei tea, kas see oli see, kuid ma oleks tahtnud seda New Yorgi maja veel vaadata, sest seal isegi räägiti sellest sellel laevasõidul. Öeldi, et selline. Äkki see on sama kohvik siis, mis on kuulus kohvik Budapestis. Ja nii palju kokkuvõtteks, et kuigi nii palju kirjeldasime head, et ma ei saa öelda päris, et Ungari või Budapest oli minu linn, võib-olla seal vibe või kõik see asi ei olnud päris minu, kuigi inimesed enamasti olid väga lahked, väga sõbralikud, väga abivalmid. Väga hästi rääkisid inglise keelt. Inglise keelt rääkisid kõik väga hästi, nii et see kõik mulle väga meeldis ja tõesti, ma muidu julgen soovitada Budapesti ja tõesti kunagi tahaks võib-olla veel minna. Mitu punkti annad 10? Ista, ma olen nii mõelnud, ma ei tea, mingi 7 või... Jah, ma oleks ka 7 või 8 isegi, jah, et see on tegelikult kihvt linn, kindlasti tasub külastada. Järgmise korrani, like, subscribe. Tšau.